Algavas saates räägivad Fred Jüssi ja vanalaulik Meeta Härma Kõrvemaast. Vestlus on salvestatud 2005. aasta detsembrikuus. See saade on Kõrvemaast ja ma palusin teil kaasa võtta ka üks lugu, mis oleks seotud Kõrvemaaga. Ma olen Kõrvemaast kirjutanud üsna palju, aga ma arvan, et praegu oleks ehk kohane lugeda üks lugu, mille ma kirjutasin 1976. aastal. Selle loo nimi on Kontvõõras. Kui vana maja õuele jõudsin, kärises hetkeks pilvine pimedus katte ja laskis maa peale kotitäie kummalist taevast valgust. Selles valguses olid näha toominga raagusoksad, sambliku mustrid aiateivastel ja nende taga jõgi ning natuke orulammi. Teine kallas ei paistnud. Enne kui taevane valgus sinna jõudis, langes luuk kinni ja siin hakkas halguma kustus. Teen koldesse tule, toetan varbad koldeservale ja tunnen mõnuga, kuidas soojus läbi paksude sokkide mu varbaotstesse poeb. Võtsin küll töö kaasa, aga töömeeleolu ei ole. Ei tulegi. Vahin leeke ja püüan üles leida kaduma läinud lõnga otsa. Nüüd tundub koguni, et leidsin ta üles. Ent tean, et kui tuleb uus päev ja sõidan tagasi linna, lipsab ta mul jälle peost. See on asjaliku kavakohase elukorralduse lõnga ots. Kui ma ükskord suureks saan, sean oma elu nii, et ma ei saa vist kunagi suureks. See on nii lohutav. Mul on kotis leiba, pekki, sibulaid ja pudel veini. Võtsin pudeli ühes, et vajaduse korral asetada see täis kritseldatud paberilehtedele. See oli väga ettenägelik samm. Olen end alati sundinud siin tööle, kui täna õige ei sunniks. Jooks hoopis veini ja vaataks tagasi lõppevasse aastasse. Kuniks kohvivesi keema läheb, õngitsen seljakotist välja veinipudeli. Kas teen lahti või ei tee? Kork on hirmus kõvasti peal. Välja võtta pole teda millegagi, sisse ka ei lähe. Otsin puupulga ja löön kirve silmaga korgi pudelisse. Kuldkollane sädelev veini juga voolab vulksudes peekrisse. Rüüpan tillukeste lonksude haaval aromaatset vedelikku ja hingan sisse ümbritsevat vaikust. Tuli vuhiseb koldes. Üksi on hea olla. Kui oled üksi, ei saa keegi teada, et see mitte millelegi ei mõtle. Siis tuleb hiir. Kuskilt seinapraost on äkki lauale ilmunud hiir ja närib südame rahus mu leiba. Mind ei pane ta mikski. Kui sõrmega hiire siit pehmet kasuka selga puudutan, tõuseb loomake tagajalgadele istuma ja nuusutab mu sõrme. On natuke kõhe tunne. Näpuotsad lõhnavad suitsupekki ja männi vaigu järele, kust võin mina teada, et ta nüüd oma nõelteravaid hambaid mulle sõrme ei löö. Aga hiir närib edasi leiba. Terve pikka sügise vältel ei näinud ma siin ainsatki hiirt. Vist ajast talv, ta metsast tuppa. Hiirel on küünlavalgel fanaatiliselt kilavad nööpsilmad, terav liikuv nina ots ja pikad peened vurrud. Pean ennast talitsema, et mitte teda kinni krahmata. See hiir pole arvatavasti kunagi näinud inimest ja tema kruubitera suuruses ajus ei tekitama ilmselt mingeid seoseid. Aga mis on leib, seda ütleb talle tema hiirenina. Leivalõhn ei lumma ainult inimest. Aga vein ja sibul? Kas sa, hiir, tead, kuidas lõhnab inimene, kes on joonud veini ja ära söönud suure sibula? Puhun hiirele näkku pahvaka hinge õhku. Hiir kaob laualt nagu välk, ega pista sel õhtul enam ninagi urust välja. Head vana aasta lõppu. Loodame, et uus toob head ja paremat nii sulle kui mulle. See oli 76. aasta, kui te selle kirjutasite. Kas te viibisite siis Kõrvemaal? Jaa.
see on üks vana maja, kus ma tavatsesin siis peatuda ja kus ma tavatsesin peatuda siis ka, kui ma oma retki üldse sinna alustasin. See oligi mu esimene pidepunkt või õieti küll teine ja see oli üks metsavahi maja, seal elas tol ajal metsavahi pere ja kui ma poisina seal käima hakkasin, siis ma jäin nende juurde enamasti ööbima. Hiljem, kui vanad kadusid sealt ja maja jäi üksi, siis mul oli võimalus seal käia ja ma käisin seal, see on ju tore koht ööbida kõikidel aastaaegadel ja ma käisin seal ka töötamas metsavaikuses. See on üksildane paik. Kuidas te esmakordselt sattusite Kõrvemaale? Mind viis sinna minu õpetaja. Ta juhtus olema mu õpetaja. Kui ma olin 13 aastat vana, siis ma kohtasin metsas, Tallinna ümbrus oli sel ajal küllalt metsane, märtsi koolivaheajal üht jahimeest ja see mees osutus olevat mitte päris tavaline jahimeest. Tema oli niisugune mees, kes kogus zooloogilist materjali Tartu Zooloogia Botaanika Instituudile ja ta osutus väga heaks looduse tundjaks. Ja ma sain nagu nakkuse temalt. Ta oli võrratu õpetaja ja see tõsiasi iseenesest on võrratu, et ta viitsis postjaga jännata ja ta võttis meid metsa kaasa. Nii et ma võin öelda, et ta oli mu esimene õpetaja metsaelus ja metsatarkustes ja tema oli see mees ka, kes viis mu kaugematele jahimaadele, see tähendab Kõrvemaale. Ja ma tol ajal Kõrvemaast midagi ei teadnud. See, mis see Kõrvemaa on ja mida see sõna tähendab ja et see kant üleüldse niisugust nime kandis, seda sain hoopis hiljem teada. Aga see oli, kuidas ma olen ikka noorematele öelnud, läinud aastatuhande viimase 100 teise poole algus. Nii et kui ma sinna sattusin esimest korda, see oli 1950 kevadel. Ja sattusite koos õpetajaga ja ilmselt teid oli siis rohkem? Tookord oli meid, 2. Me kutsusime teda jahimees. Ta oligi meil jahimees, mis me siis õpetajast teadsime. Hiljem selgub see, mida niisugune mees sulle võib olla andnud ja kui sa hakkad mõtlema, kust lähtuvad sinu hoovused, sinu eluhoovused ja kust nad sind kandma on hakanud, siis oli jahimees see, kes meid sinna paika pani ja nende lätete juurde või selle hoovuste alguse juurde. Neid oli siis paar. Mu toonased kaaslased ja muidugi mees ise ka, ta oli minust 10 aastat vanem. Ja need on surnud kõik juba. Nii et ma käin seal küll nüüd, millal ma tulin sealt viimati 4 päeva tagasi. Ma jään ikka käima sinna. Aga kõik need 50 aastat või rohkemgi olen ma seal käinud ja see on mulle saanud südame lähedaseks ja ma olen mõistnud seda maad ja neid inimesi, keda ma tundma õppisin ja kellega ma kokku puutusin oma retkedel kui üht väga olulist peatükki või osa oma hingeharidusest, mitte ainult zooloogiharidusest. Te olite väga noor, kui te alustasite just üksi rändamist ka, kas kõhe ei olnud või? Ei olnud, see ei ole mu üksi rännakud. Neid oli küll kaaslastega koos, aga ega seal ei olnud vahet, me käisime ikka üksi. Mina koolipoiss, palju mina siis üksi käia sain, olid ju maipühad, see oli kevadiseks retkeks 2 päeva, vahel sai natukene sohki tehtud ja lisa ka võetud ja suvi muidugi, suvel pidid tööl olema ja teenima omale raha, et sa sügisel oma õpikud ja oma särgid ja lipsud ja sokid ja koolikotid jõuad osta. Sinna kadus enamasti suvi, aga mul oli emaga kokkulepe, et suve viimane nädal kuulub mulle ja ma mäletan, et neil suvedel ma viimase tööpäeva õhtuse töölisrongiga sõitsin Mustjõe jaama, see on üks jaam enne Aegviidut ja ma tulin siis niimoodi tagasi
öösel läbi metsade, et koolipäeva varahommikusse rongi peale jõuda 1. septembril. See oli mu suvine nädal. Noh, muidugi olid nädalavahetusel oli siis pühapäev, laupäeva õhtul välja, pühapäeva õhtul tagasi. Nii sai ka käidud. Ja muidugi kooli ajal siis me kutsusime oktoobri palagann, sellest me osa ei võtnud, me viilisime ära ja käisime siis metsas, see oli ka tavaliselt 2 päeva. Sai 2-päevase retke teha sügisel. Niisugused olid põhiliselt need rännakud kooli ajal. Metsas on väga tore ringi hulkuda, aga siis tuleb öö peale. Ja kui tuleb öö, kui lõpeb päev ja algab videvik, siis inimese psüühiline programm vahetub. Ja öömeeleolu ja öine seisund, see kujuneb läbi videviku meeleolu. See on üks teatud aeg päeva ja öö piiril, mil inimene oma tundeeluga ja psüühiliselt valmistub ööks. Öösel on inimene teistmoodi kui päeval. Öösel on tunded teravdatud, öösel on meeled erksamad, ma räägin seda nüüd kui metsas käia, aga üldse ka. Kui ma kirjutan kirju või kui ma üldse midagi kirjutan ja kui see juhtub olema öösel, ma viimasel ajal ei armasta öösel töötada, aga kunagi ma kirjutasin ja töötasin palju öösel, siis selle ma pidin siiski hommikul üle lugema. Seepärast, et seal nii mõnigi asi muutus, kui sa päevase pilguga vaatasid oma öösel kirja pandut. Aga vahetevahel kirjadega oli küll nii, et neid ma põhimõtteliselt ei lugenud hommikul üles, vaid lepsin ümbriku ja saatsin ära. Aga metsas on öö on teistsugune. Muidugi on ta teistsugune. Ma räägin juba meeleolu pärast ja teravdatud tunnete pärast. Öösel üks pisikene kanarpikust lendu tõusev linnukene teeb rabinat ja sa võpatad ja ehmud selle peale, kui sa oled laternavalgel seal raja peal. Päeval sa niisuguse asja peale üldse ei ehmu, vahel sa ei pööra tähelepanugi sellele. See meeled on palju erksamad öösel. Aga see tähendab seda ka, et elamused, mis sa saad ööst, nii valguse elamused, kui vaikuse elamused, kui häälte elamused, kui lõhna elamused, need on palju tugevamad ja need on teistsugused, need on, võiks ehk öelda, sügavamad, teravamad, meelde jäävamad. Öösel on asi natukene teistmoodi või palju teistmoodi kui päeval ja metsaeluga on samad lood. Kas võib nii öelda, et kui inimesel tekitab see öö saabumine kõhedust, kas linnu- ja loomariigis, kuidas seal on, kas siis on pigem see pimedus on nagu kaitse? No kellele kaitse ja kellele jahipidamise aeg. See oleneb tema bioloogiast, tema bioloogilistest kohastumistest. Võtame mõne väga lihtsa näite, linnud on ju päevalinnud ja on öölinnud. Kevadel alustab pimedas, päike veel pole tõusnud, taevakaar hahetab, Koidu valgus ilmutab ennast, alustab punarind. Ta on üks esimene. Siis tuleb laulurästas. Need on head nägijad mõlemad. Ja kui sa õhtul kuulad hämarat metsa, siis on need samad liigid. Punarind ja laulurästas, need on need viimased. Ja siis tuleb nagu vaheaeg. No oleneb aastaajast muidugi ka. Aga siis tuleb öösorr, suvelindudest rääkides. Või tulevad öökullid, kakud. Praegu on väljas vaikne. Novembrikuuses võib veel kuulda rändavate sõtkaste. See on üks väike part tiivavilinaid. Sel linnul on selline iseärasus, et ta
isas linnutiivad vilisevad, väga kaunis heli on see. Suvel ja kevadel võib seda palju kuulda, aga sügisel, novembris ja ka nüüd vahel, kui need üksikud sõtkad veel hilinenud ja rändavad detsembriski, siis see on väga ilus heli kuulata, ta hakkab kaugelt metsavaikuses, metsa kohal kuulda olema ja tavaliselt ma jään siis seisma, kui ma teel juhtun olema. Siis ma kuulan, kuidas ta vilinal üle läheb. See on üks ilusamaid helisid üldse Põhjamaa looduses ja see on üks ilusamaid helisid Kõrvemaa looduses. See on niisugune lind, kes pesitseb vanades rähni õõnsustes. Ta ei ole mitte mättas ega kuskil roostikus ei pesitse, ta on õõnes pesitseja. Vanad musträhni pesakoopad, need on tema kodu. Meil on tema ka üsna tavaline lind, aga üldiselt on ta enam põhjapoolne liik, sõtkas. Kõrvemaal on ka üks tore järv, Kakerdaja järv. Et millest selline nimi? Kakerdaja järv, see on üks rabajärv. See on Kakerdaja rabas ja nimi on tal tulnud sellest, ma usun, et seal on pesitsenud kunagi üks niisugune lind nagu järvekaur ja seda lindu kutsutakse rahvakeeles kakerdajaks. Ja küllap ta kakerdaja on sellepärast, et ta jalad on nii taga kehas, et ta ei saa jalgadel käia, ta on veelind, ta ujub väga hästi ja lendab väga hästi, aga kuival maal on ta väga abitu. Ja kui ta oma pesa teeb, siis ta teeb niisugusesse kohta järve äärde mätta peale või kuhugi varjulisse kohta, kus ta saab kohe vette, kohe sukelduda. Ja see kakerdaja järv, ma arvan, mina neid aegu ei mäleta, et seal oleks pesitsenud see kakerdaja ehk järvekaur. Aga see järv, ma usun, on sellest linnust oma nime saanud, tema rahvapärasest nimetusest. See on kakerdaja rabas. Raba on ka selle järgi oma nime saanud. Mitte kaugel sellest rabast on ka suur ja väike kalajärv. Ja seal on koguni 3 järve. On Linajärv ja siis on suur ja väike kalajärv. Need on mulle väga tuttavad paigad. Nende järvede ääres ma olen palju käinud poisina ja nüüd ka muidugi. Need on huvitavad järved, eriti see suur kalajärv. Ta oli kunagi väga rikas järv, sellepärast, et seal oli selliseid kalu nagu linask, see ei ole mitte tavaline kala siseveekogudes. Seal oli ahvenaid ja haugisid ja seal olid hiigelsuured järvekarbid ja seal oli särgi ja viidikaid ja seal oli veel üks huvitav liik, üks loomaliik, see on apteegikaan. See ei ole igal pool levinud ja seal kakerdaja raba ligidal suures kalajärves. Omal ajal seal ligidal oli üks talu, Nokku talu, nüüd on sellest jäänud küll ase ja koht, aga see peremees ütles, et tema käis neid kaanisid sealt püüdmas ja apteekidele siis müüs neid. Me omal ajal käisime ka, võtad ühe puurondi, keerad sinna veetaimi ümber ühe pahmaka ja siis tõmbad sinna õõtsiku peale kaldale ja siis me vaatasime, mis sealt kõik välja tuli, igasuguseid ujureid ja kiilivastseid ja putukaid, veeputukaid ja siis oli ka neid apteegikaane. Nii et see on üks koht mulle teada olevalt Kõrvemaal, kus seda liiki ette tuleb. Ta ei ole meil igapäevane liik, see apteegikaan. Selle Nokku talu kohta ma tahtsin veel küsida, et see on talu, mis asub üsna rabaservas. Ja teised talud on rohkem üksteise lähedale koondunud. Ja nüüd praegu on seal ainult varemed, aga see mulje, mida mina ju ei saa, sellepärast et nüüd enam ei ole võimalik nende inimestega kohtuda. Räägitakse, et nad olid väga musikaalsed ja millised olid need Nokku talu elanikud teie pilgu läbi?
Vaata, mina hakkasin käima seal 50. aastate alguses, mu esimene retk Nokku tallu oli 1951. aasta mai alguses, õieti ma jõudsin sinna 30. aprilli väga vara hommikul. Siis ma sain tuttavaks Nokku taadi ja Nokku eidega. Need olid minu mälestustes need vanad, kes seal elasid. Ma mäletan, et Nokku talu pööningu aknast paistis rabal olev suur kõrge rist. See tähistas kohta või laugast, kus uppus üks Nokku talu poistest. Hiljem ma kuulsin, et üks Nokku talu poistest oli olnud metsas sel ajal. Need olid segased ajad, sel ajal oli veel haarangud, sel ajal olid veel metsavennad metsas. See oli 50. aastate algus, jaa. Ja ma ei tea täpselt selle talu pere lugu selles mõttes. Ma tean ainult neid vanakesi või neid taati ja eite ja nendega oli huvitav, taadiga eriti, sest taat oli ju jahimees ja taat tundis väga hästi kohalikku loodust ja kohalikke rändeaegu ja tal oli palju uudiseid alati, kui me sinna läksime, olin ma siis üksi või olime me siis mitmekesi. Ja tal oli üks imepärane omadus, ma mäletan, ta kuulis. Ta läks välja ja kuulas ja hommikul võis olla päris, natukene vines, aga päris ilus ilm ja me läksime postega metsast, me ööbisime siis laka peal heintes ja läksime siis postega retkele suvel, kui me olime seal ja siis vanamees ütles, et aga täna poisid saate vihma. Ja me küsisime ta käest, et kus sa siis tead, et vihm hakkab sadama. Ta ütleb, et aga raba hääled kostavad teistmoodi. Tal oli nii suur kogemus. See Nokku talu eit ja taat või see Nokku pere, see on minu kokkupuude üks kõige esimene ja võib-olla ka kõige põhjalikum kokkupuude niisuguse üksildase Kõrvemaa perega või eluga. Ma nägin, mismoodi käis seal see elu. Me olime ju poistega seal suve lõpul, siis on viljakoristamise aeg ja aitasime neil vilja kokku panna, sest kus tal see töövägi siis ikka võtta oli. Vahel oli seal mõni mees ka, mis mehed need olid, ma ei tea. Üks mees, seda me kohtasime aina, tema ütles, tema on metsmees ja me kutsusimegi teda metsmeheks. Ma arvan, et ta võis olla mõni niisuguseid mehi, kes hoidis kõrvale elu hammasrataste eest, mis olid tol ajal väga tõsised. Ja see metsmees, ta oli üks muhe mees, aga vahel ta kadus ära, sest ta ütles, et ma lähen Musta jaama. Läks siis läbi metsade Musta jaam, mis ta läks, kus ta käis, me ei tea, see ei huvitanud meid. Meid huvitasid ikka rohkem liblikad ja linnud ja metsaelu. Ja selles mõttes oli Nokku vanadel meile palju rääkida. Aga kas teil tuli Nokku vanadega jutuks ka see, et kuidas nemad olid sinna Kõrvemaale sattunud, miks nad just valisid elamiseks selle koha, nii üksildase? Ja vaat seda ma ei mäleta, et oleks sellest juttu olnud, aga sellest ma saan aru, et see oli üsna heal järjel majapidamine. Seal olid loomad ja see oli väga korras majapidamine. Ja seda, et vanamees tegi kõik ise, tal olid kõik mööbel ja ta oli ju sepp, seal on praegu alles sepipaja asukoht, on niisugune kühm, on 3 suurt kaske, kui sa oled käinud, sa oled näinud. Ja ta tegi ju sepatööd ja ma arvan, et ta tegi kõik, mis koduses majapidamises vaja ja mida kodus teha sai. Ta tegi puutööd ja ta, nagu ma ütlesin, ta oli sepp, ta ei teinud ju ainult puutööd. Ja seda ma tean, et ta vahel tagatoas siis mängis viiulit. Nii nagu üks külamees mängib viiulit. Ega ta Saint-Saënsi ei mänginud, aga ta mängis ikka neid külalugusid. Ja siis me vahel istusime seal pliidi ees ja kuulasime, kuidas Nokku taat mängis viiulit. Ja hiljem, kui ma olen seal käinud ja see talu kadus, Nokku taat suri 1970. aasta jaanuaris, kui ma nüüd õigesti mäletan, jah. Ja pärast seda läks siis ka perenaine ära sealt, kus sa siis üksinda elad, naisterahvas, vana naisterahvas seal metsas. Ja siis seda mööda, kuidas aeg asjast üle käis, sellest talust ja sellest elust ju midagi enam ei jäänud, aga vahel, kui ma sinna jõudsin, siis õuepuud, seal on jalakas, suur jalakas ja see õuepuu on ju praegugi alles. Ta on küll
teistega kokku kasvanud või teiste sekka kasvanud, aga siis mul on meeles, kui ma selle puu all istusin ja mõtlesin nende vanade peale, siis ja kui sa kaua kuulad seda tuulesahinat seal puuokstes, siis oli niisugune tunne nii nagu mängiks vanamehe viiul kuskil. See on väga omapärane mulje. Ma olen selle elamusega kohtunud ja on üks lastekirjanduse klassika hulka kuuluv raamat, see on Seijo ja tema kobraste seiklused ja seal on kirjeldus sellest, kuidas indiaani lapsed läksid, see oli vist Seijo, kes läks kõnelevate vette juurde, ta läks jõe äärde ja kuulas kärestikku ja indiaanlastel oli selline usk, et kui sul on mingi väga suur mure või kui sa tahad midagi väga kuulda, siis kõnelevad veed, kui sa neid kuulad hoolega, siis sa hakkad kuulma häält ja see hääl õpetab sind, mis ta peab tegema. Ma olen kuulanud palju kärestikke. Kõrvemaa jõgedest on Kalakudu kärestik, on Jänijõel ja ma olen Jänijõe kärestikke. Nad ei ole nüüd mis tõsised kärestikud, aga seal on palju veehääl ja ma olen neid palju kuulanud ja ma olen neid ka palju lindistanud, helilindile võtnud. Aga too õuepuu, see tuletas mulle meelde seda raamatust loetut ja sellel oli midagi ühist nende veehäältega, mida ma Kõrvemaa väikestel jõgedel olen armastanud ikka kuulata. Te Osooni saates me näitasite Nuku vanakeste pulmapilti. Jaa. Üks asi on näha inimest fotol, aga teine asi on temaga vahetult suhelda. Missugune hääl oli näiteks tal, et seal Kõrvemaal elades see keskkond võiks ju ka mõjutada inimest? Mul on väga hästi meeles tema häält, ma tean, missugused olid tema käed. Ma hiljem sain alles teada, et ta on sepp olnud ja tal olid suured tugevad käed, suured tugevad käsivarred. Ja ma mõtlesin, kuidas niisugused käed küll viiulit hoiavad, aga hoidsid küll ja mängisid. Ja mul on meeles tema silmavaade muidugi. Ja vaata see kõnelusega ja juttudega, nad ei olnud minu arvates eriti huumorimeelsed, sellepärast, et kui ma puutusin kokku hiljem Hiiumaa inimestega, siis on vahe väga suur. Eks nad olnud vanad ja elust rappida saanud ja kui palju neid põhjusi neil siis ikka oli naljatlemiseks seal ja vahel söögilauas, me istusime harva söögilauas, meil oli ikka oma padajann kaasas ja oma leivakannikas ja korjasime metsast seeni ja oma suitsutursk ja margariin ja mis selle metsaelu juurde tol ajal kuulus. Aga kui me aitasime neil põllul tööd teha, siis me saime head ühepaja toitu ja keedetud kaalikat ja sealiha ja kartulit ja maatoitu. Ja ma mäletan, et vahel söögilauas pudenes, niisuguseid natuke naljaga pooleks kilde ja mõni väike märkus mõne poisi iseärasuse aadressil ja nii, et see oli kuskil sügaval sees, aga ta ei olnud nii pinnal ja nad ei olnud avatud inimesed. Meid nad usaldasid sellepärast, et mis see poiss seal liblikavõrguga, mis seal kahtlust ikka on, aga ega tol ajal inimesed ei usaldanud ju metsas hulkujaid ja selleks oli ka tõsiseid ja küllaldaselt tõsiseid põhjusi, et neid ei maksnud usaldada tol ajal inimesi. Ajad olid väga segased ja ajad olid karmid ja rasked. Aga milline oli perenaine? Et kui peremees armastas viiulit mängida, siis kui tulevad väga vara videvikutund, et mida tegi siis perenaine? Neid videvikutунde ma eriti ei mäleta, sellepärast, et meie videvikutundid kulusid metsa ja meil oli pererahvaga niisugune kokkuleppe, et me võime alati lakka magama pugeda, kui me tuleme. Ükskõik mis kell te tulete, minge sinna lakka ja te teate, kus on heinalakk ja minge magage seal. Hommikul me siis ronisime välja ja isegi koer ei aukunud mu peale, kui ma vahel hilja öösel sinna jõudsin. Õhtuse rongi pealt läksid ja oma 15 kilomeetrit metsateid minna. Seda kõmpisin ikka oma hea 3,5 tundi pimedas. Ja siis koer see siis nuusutas ja vahel niutsus ja nuhutas mind, aga ta hiljem ei aukunudki enam üldse. Ma ei oska nende videvikutundide kohta midagi ütelda, aga ma arvan, et küll nad olid täidetud tööga, sellepärast, et niisugustes oludes
see oli väga töine elu, nad pidid palju vaeva nägema selleks, et niisugusel järjel elada ja niisugusel järjel püsida. Seal ümberkaudu oli veel talusid, mina sinna Külvandu poole ma metsavahi juurde hakkasin hiljem rohkem käima, aga seal oli ka Surditalu ja see oli enam metsa sees. Aga sellest talust on praegu ainult üks vundamendinokk ja noore metsaga kaetud künkad omaaegsetest põldudest, aga ma mäletan, et Surditalu koera haukumine kostis nokku tallu, aga ma Surditaluga läbi ei käinud. Minu niisuguseks pelgupaigaks seal ja niisuguseks teiseks koduks selles mõttes oli Nokku talu. Ja mind võeti omaks ja mulle väga meeldis, ma kord juba sisse käidud rada, eks ma seda siis käisin ja tallasin. Te väga ilusasti mainisite enne ära, et kuidas kord Nokku talu peremees ütles, et vist vihma hakkab sadama, et raba on teise häälega. Ja te rääkisite ka, et teile endale meeldib väga kärestiku häält kuulata. Kui minna rabasse, lisaks linnu häältele, mis hääli võib seal kuulda? Rabas kuuled sa vaikust. See ei ole surnud vaikus, see on elus vaikus. Ma ei tea, kas inimesed on õppinud kuulama vaikust niimoodi, et nad saavad aru, mis on elus vaikus ja mis on hauavaikus. Minul on niisugune kogemus ka mere ääres ja eks rabas ei ole kunagi nii vaikne, et see tekitaks ebaalust, ebameeldivat tunnet, nagu tekitab hauavaikus. Hauavaikust ma olen kogenud maa-alustes käikudes, need on vanad fosforiidikaevandused, kus ei ole kajasid, kus on palju soppe. Ma olen seal käinud seoses nahkhiirte vaatlustega, nahkhiired talvituvad meil siin Põhja-Eestis maa-alustes käikudes ja kui sa niisugusesse kohta satud, siis sa ei kuule absoluutselt mitte midagi, mitte ükski heli sinna ei ulatu. Su enda hingamine, see sumbub ka ja kui sa veel niimoodi oled, et sa ei liiguta, et su riided ei kahise, siis on niisugune tunne, et see on nüüd hauavaikus. Hauavaikusele lähedast vaikust võid kuulda ka metsas talvel, kui sajab värsket paksu lund ja kõik helid sumbuvad. Kuulad äkki mitte ühtegi heli, mitte ühtegi häält. Rabas ei ole kunagi niisugust tunnet, olgugi et seal ei ole ka helisid ja hääli. Aga lumises metsas, siis on hea meel, kui kuskil kaugel äkki mõni koer hakkab haukuma ja see jõuab sinuni. Siis on kergendus. Aga rabas on, ma ei oska seda edasi anda. Seal on linnuhääled muidugi. Muid hääli ma ei teagi. Kui me nüüd Kakerdaja rabast räägime ja need Kõrvemäe rabad, nad ei ole nii suured, et nendeni ei ulatuks ümberkaudsete külade hääli ja kui on väga ilusad vaiksed hommikud, hilissügisel näiteks on karged külmad hommikud, siis on huvitav kuulata ümbruskaudsete külade hääli, kilomeetrite kauguselt kostavad koerte haukumine näiteks, nüüd ka muidugi teedelt sõidukite hääled ja nii et selles mõttes rabavaikus on niisugune elus vaikus. Aga muidugi rääkimata sellest, kui mingisugune elusolend seal häält teeb. Kaugelt kostab ronk metsast või lendavad kured üle või on kurgede paar. Ma räägin nüüd kevadest. Kõrgem heli, see on emaslinnu hääl ja madalam heli selles duetis kahesilbilises on isaslinnu hääl. Nad ei ole alati kindlas järjekorras, et emane enne, isane pärast, vahel juhtub ka vastupidi, aga nad alati koos häälitsevad. Ja see teine heli, see rida, mis seal tuleb, siis mille kohta Tammsaare on Tões ja õiguses nii ilusasti kirjutanud, et kostab sookurgede turlututamist.
see on samuti paarihäälitsus. Osa sellest on isaslinnu ja seal on kahesilbiline emaslinnu. See on nii täpselt rihitud duett. Mõned inimesed on olnud üllatunud sellest, et kas see on kahe linnu hääl. Aga see on niimoodi sünkroonis või kokku kõlas on tema alati kuulda ja see kuulub nende häälitsuste hulka, paarihäälitsuste hulka. See on üks väga tüüpilisi ja väga ilusaid, väga armsaid Kõrvemaa ja üldse Eesti. Eesti on suuresti rabade maa hääli. Mitte ainult rabadel, aga rabadel on neid kõikidel rabadel sookurgi. See oli Kakerdaja üks sookure paaridest. Taustal oli seal võib-olla, tähelepanelik kuulaja pani tähele, võib-olla oli seal mudatildrit ja võis olla käo kukkumist oli ka kuulda. Jah, see kostab ka nii rabalt kui raba ümbrusest ikka lagedale rabale kevadel. Raba on niisugune koht, kus sa võid olla väga üksi. Silmapiirini sa ei tarvitse näha üldse inimesi, seal ei liigu ka teatud aastaaegadel üldse inimesi. Aga kevadine raba on muidugi häälekas. Mitte enam nii häälekas, kui ta oli mõnikümmend aastat tagasi, aga nüüdki kuuleb kevadel hääli. Kuulame siis järgmiseks on rüüt. Jah. Siin laulis siis rüüt ja ei teki kahtlustki, miks ta oma nime on saanud. Rüüt võib-olla tõesti. Algul oli kuulda selline triller ja see on kevadine hääl, see on mänguhäälitsus, nendel on ilus mängulend ja see on tehtud väga varahommikul või peaaegu ka pimedas. Mul on meeles see, ma jahtisin mikrofonidega tedremängu ja seal oli üks rüüdipaar ja mul oli nii hea meel, kui ta järsku mikrofoni ees hakkas niimoodi häälitsema. Aga meil on tema nüüd eranditult rabadel elutseb. Põhjas on teda palju, kes on Lapimaal käinud ja kes on tundrutel ja Islandis ja ta on Islandi rahvuslind, seal on teda palju. Eestis on teda jäänud aina vähemaks. Neid vahel oli 5-6 tükki korraga kuulda, aga nüüd oled õnnelik, kui kuuled ühte või kahte. Nii et see pilt on kaunikesti hõredaks jäänud. Kurvitsalised üldse, kahlajad, neid on väga palju vähemaks jäänud, kõiki liike. Nii et niisugust kurvitsaliste pidu on nii nagu omal ajal suured tutkamängud ja rabahelises rüütide viledest, nagu see nüüd kuulda võib, see ühetoonilised viled. See on ilus kuulata kevad hommikuti ja mitte ainult hommikuti, ega päeval, jah. See on nüüd juba niisugune harv muusika. Mul tekkis üks küsimus seoses nende lindudega. Lindude hommik algab ju palju varem kui inimeste oma. Millal on hea minna rabasse? No ma arvan, et võiks minna juba, kui sa mõtled kevadisi hääli kuulama, siis peaks minema õhtul. Hommik on päeva noorus, pea seda meeles. Looduse hommik, see hakkab vara. Nii et kui sa tahad tõesti hommikusi hääli üksildases paigas kuulata, siis tuleb minna õhtul kohale. Nii on mugavam. Ja kui õhtul minna, siis on võimalus kuulata ka öösoristajat näiteks. Jaa, on ööhääli ka ja öösoristajat kuulata. Kuulame siis. See on siis suveöö juba. Ja see on see Ketra ja lind. Öösoristajat on siis mugavam kuulama minna suveööl. Jaa, no see on suvelind, jah. Ta tuleb maikuuses meil, aga see on nüüd niisugune hääl, mida võib metsas kuulda ka isegi augusti algul veel. Ta on putuktoiduline ja tal ei sobigi väga varane kevad. Putukaid ei ole. Ja
vaat selle linnu kohta peab ütlema, et seal Kõrvemaa teedel ma käisin möödunud suvel, mind lihtsalt huvitas, kui palju teda on, seda on üsna palju. Vahepeal oli tema madalseis, sõidad jalgrattaga mööda metsateid ja sa kuuled mitme tunni jooksul võib-olla 1 või 2, aga nüüd on pilt paranenud. Viimase paari aasta jooksul ma usun, et see jätkub ka järgmisel aastal. See on üks huvitav lind. Ta on meisterlendaja ja ta on uudishimulik ka, nii et kui sa lähed, siis ta näeb, teelt tõuseb ta lendu ja siis tuleb ja vaatab sind ja see on omamoodi tore elamus öösorri minna vaatlema. Ta on selline ketraja lind, nagu ta on. Jah, ta oleks nagu vokivurin, aga teisest küljest jälle vanarahvas arvas, et tema oma laulu on õppinud hobuse soristamisest, sest et õitsilised ju kuulsid teda, need, kes öösel hobuseid karjatasid ja eks seal natuke sarnast on, kui soristab hobune või soristab öösorr, nii et niisugune arvamus temalt on. Aga ta on kitselüps ja vene keeles on ta ka kasadoi ja isegi ladini keeles on ta kaprimulgus, sellepärast et kitsekarjased, kui nad olid öösel loomadega väljas, siis udarad on piima täis ja nisad hakkavad tilkuma ja nende nisade ümber lendab kärbseid, putukaid palju, nende nii-öelda lekkivat nisade ümber ja siis öösorr lendab ümber kitsede ja kariloomade ja ta püüab neid kärbseid ja vanasti usuti siis, et ta käib lüpsmas neid. Mis ta seal ikka lendab muud, kui tahab aga piima saada. Ei, nii see ei ole. See on üks Kõrvemaa niisuguseid tüüpilisi või väga iseloomulikke linde.